päevakorrapunkt number 12 on linnavalitsuse koosseisu mis see üks väike koht? Nii, päevakorrapunkt number 12 linnavalitsuse koosseisu täiendamine ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine. Aga enne kui selle päevakorrapunkti juurde minna, on meil üks sünnipäevalaps Ain Pedak, kes 15 ei kohe vahele, muidu kõik jooksevad laiali, ikka kohe vahele, pidu vahele 15.05 vanust jätkagi ütlema, et Ainil oli vahepeal siin sünnipäev, et soovida talle õnne. Ja päevakorrapunkti juurde 12 tagasi minnes linnavalitsuse koosseisu täiendamine ja linnavalitsuse liikme kinnitamine ja ettekandjaks palun linnapea Eva Kams. Aitäh! Teen ettepaneku kinnitada Elva linnavalitsuse palgaliseks liikmeks arendusjuhiks Margus Imas ja alates 25. maist. Nii, aitäh! Sa peaks taandama ennast. Kuidas? Sa peaks taandama ennast. Jah. No siis tuleb see läbi? Jah, ma soovitan küll tooda. Kas selleks on vaja kirjaliku avaldust? Ei pea lihtsalt ise ju. Soovitus vaadata Võiks ju öelda nagu. Oli märkus, et ei olnud näha kunagi. Siis ma tahan teha. Nii, aitäh. Kas on küsimusi nimetatud päevakorrapunkti juures? Heiki Hansen. Kuna on selliseks heaks tavaks olnud, et kõik uued liikmed tutvustavad ennast ja räägivad, mis neil plaanis tegema on hakata ja milline on teine taust, et äkki Margus teeks ka seda. Jah, palun Margus. Hea mõte. Jah, aitäh. Margus Ivas, nimi, teistel Elvale, õppinud Elva keskkoolis, lõpetanud Tallinna majanduskooli juurde Erela. Ei ole ühtegi päeva avalikussektoris tööd teinud, teguvahemus puudub. Kõik minu tegevus on seotud olnud erasektoriga. Sellistest viimase aja tegemistest. Viimased 4,5 aastat töötasin Eestist väljaspool. Juhtisin Venemaa ühe suurema retail-firma arendust ja kinnisvaralist poolt. Enne seda olin seotud sellise firmaga nagu Scotland International. Minu tööülesanneteks oli projektide läbiviimine Venemaal ja Ukrainas. Ja veel enne seda 2,5 aastat on mul kogemus olla juhtida Eesti Jalgpalliliidu turundustööd. Elva inimesed võib-olla teavad minu tegemisi, need on seotud ühe isikese MTÜ-ga, mille nimi on Elva Elamaa. Ja mina olen üks Elva jalgpalliklubi asutajaliikmetest. Et see on võib-olla selline kõige parem visiitkaart, mis olümpiale laua peale panna. Pakkumise Evalt sain, kaalun seda. Ja kuna olen ise olnud endise linnavalitsuse üks kritiseerijaid, siis julgen on rasvane ja otsustasin, et võtan selle pakkumise vastu. On kellelgi küsimusi, siis võib küsida jah. Et arendusjuhile on pandud seal päris suured ambitsioonid nii öelda. Et mis
sinu selline esmane mõte või plaan on, et mismoodi sa näed, et sa hakkad kasvatama Elva tulubaasi? No, ega see tulubaasi kasvatamine nii kohe ööde niisust ei käi. Siin on suunitatud teda kasvatada õige mitu aastat, aga kasvanud on ikka nagu omasoodu. Esimese tööna, mis ma arvan, olen sellega juba tegelenud ja tegelen praegu ka, ma loen läbi kõikide linna allasutuste ja kõikvõimalike organisatsioonide, kes meil siin linnas tegutsevad arengukavad. Ja katsun panna mingisuguse sellise pikema plaani paberile, seda inimestele tutvustada, kui palju meil üldse oleks raha tarvis, et mingisugused linna jaoks olulised asjad saaks korda tehtud, milline oleks see ajaline skaala, kuidas me seda reaalselt jõuame täita, nii et see on iseenesest juba päris suur töö. Praeguseks ma olen tegelikult juba suurema osa nendest arengukavadest läbi lugenud. Nende dokumentide sees on väga erineva tasemega pabereid. On väga tõsiseid dokumente, mille najalt võib kohe põhimõtteliselt edasi tulistada. Ma pean silmas soojust, millel on väga tugev arengukava, kus on põhimõtteliselt ära märgitud ajaline kriteerium, millal tuleb midagi muutma hakata. On olemas rahaline kriteerium, mida me peame arvestama siin pikemas perspektiivis 10-15 aasta peale. Nii et selliste dokumentidega oleks rõõm edasi. Et siitpoolt kuumardus, kes selle töö on ette teinud. Aga on ka dokumente, mis on olemuselt täiesti nõrgad. Kas tuleb ringi teha või üle vaadata või numbreid konkretiseerida. See on selline esimene suurem asi, millega ma tegelema hakkan. Ja siis sealt tulenevalt, kui me saame nagu mingisuguse pild ette, palju, kui palju ja millistesse kohtadesse seda raha on vaja, siis seda tuleb otsima hakata. Eelmine linna võim kindlasti teab, millised on võimalused ja omavalitsusel täiendavat raha leida. Mina õnneks nii hästi ei tea. Et võib-olla mul on nagu naiivsust minna küsima seda kusagilt mujalt ka, kus võib-olla kogenud mehed ei ole või käinud. Okei, aitäh. Aitäh, Toomas Järve. Mul selline küsimus, et avalikus infoveebis ja Facebookis nimetasid sa endist Elva linnapea tanklatöötajaks, et oled Sportlandis töötanud, et kas see, et lihtsalt nimetada ühte töötajat, Alexela töötajat tanklatöötajaks, siis ma võiks nimetada siin nagu Sportlandi müüjaks. Et kas see ei saa nagu takistuseks või selles mõttes, et millest see nagu tulenes, et üks nimetati tankla töötajaks, et kas see ei saa takistuseks siin ametipostil seda küsida? Ei, ma arvan, et ma ei saa, et Sportlandis ma ei olnud müüja, ma olin arendus- ja frantsiisi juht, aga mul on ka olnud veel teisi ameteid peale nende kolme, mis ma nimetasin. Ma olen olnud Tartu mööblimaakonnast autojuht. Ma ei ole tankla töötaja olnud. Siis ma olen midagi, et seal kunagi bensiini ostnud või üldeisis. Kõike võib-olla. Ikka aega tagasi ka. Töötaja on küll on, aga mitte. Ma ei tea, seda olulisi muudatusega. Proovime küsimuse formuleerida kuidagi nagu tulevikku suunatult, et... Ei, kõik küsimused on arvatud. Et inimesi võib-olla huvitab rohkem see visioon kui see, mis Facebookis on. Aga kas on veel küsimusi? Kuna sa ise oled valimisliidu liige ka ja valimisliidu üks põhilisi hüüdlauseid oli see, et meil pole töökohti vaja, et täna on valimisliit ilma mingite konkurssideta täitmas 2 töökohta linnavalitsuses, et kuidas sa seda kommenteeriksid? Esiteks see, et mingid töökohti pole vaja, sihukest asja ja valimisliidu inimestest küll mitte keegi oli. No ikka. Mitte ühtegi töökohta ei ole vaja. Reformierakonda süüdistati selles, et nemad kandideerivad ainult selleks, et säilitada töökohti ja teil pole töökohti vaja, et te olete selles mõttes õilsamad, et täna te olete täitnud 2 töökohta ilma mingisuguste konkurssideta, et kuidas sa ikkagi kommenteeriksid? Ma kommenteeriksin seda, et meeskonna moodustamine on linnajuhi pädevus. Kui ta on otsustanud seda nii teha, siis on ta otsustanud seda nii teha. Siin ei ole valimisliidul nagu miskit öelda. Eeva on linnapea õigust ja seda komplekteerib oma meeskonda vastavalt sellele, millist kompetentsi ta sinna juurde vajab või milliseid funktsioone ta koos inimeses näeb.
et minu kommentaar on siin praegu ainult see. Aitäh. Veel küsimusi? Mind huvitab, et ma kiusaks Margust selle samus enda lemmikteemaga, mis sealt aknast peaks paistma, sealt punastest kividest Tondilas. Ma ei tea, kas Margus sina oled õige inimene, kelle poole pöörduda või Eeva, et kas on mingi plaan olemas või mingid ideed, mis sellest hoonest edasi on? Jah, ma võin vastata, et nii-öelda härra Nilssoni staatuses jah, ma olen osalenud paari kohtumisel. Võib-olla potentsiaalselt investoritega, et selgust selle maja tulevikku, seda ma ütlen täpselt. Ühesõnaga me oleme arutanud selle maja mingisuguseid tulevikulisi arenguid. Praegu rääkida sellest on võib-olla natuke ennaslik. Meil on plaanis lähiajal kohtumisel veel paari grupiga, veel paari inimesega, kellel on mingisugune idee selle majaga midagi asjalikku ette võtta. Ja ma usun, et siin kuu-kahe jooksul mingisugust esmast informatsiooni saame anda selle kohta. On kohtumine veel planeeritud ka ühe omavalitsusega, kelle territooriumil sellist õnnistust ei ole, aga kes on hästi suurt projekti praegu nagu tegemas, kus on ka omavalitsus sees ühe osalisena loodavas äriringus. Nii et kui need kohtumised on nagu tehtud, siis kõigini kindlasti jõuavad protokollid, siis me saame selle asja siia tuua nagu suurema arutelu ette. Aitäh, Freidi täpselt nagu lõpuks. Ma tahaks ikkagi, et miski veksliga välja käiksid, et kas on liialt küsitud, et selle aasta lõpuks on konkreetne plaan olemas selle hoone linnapildis sellisel kujul kadumises? Seda ei saa välistada. Sellel kohtumisel käidi läbi mitmeid stsenaariume. Jah, tõepoolest on olemas ka stsenaarium, et rakendubki projekt Muru, kus kohal idee, mida tahetakse ellu viia, ongi liialt kulukas. Tasandlusanalüüsid näitavad kõik, et ei ole võimalik midagi teha. Siis tulebki käivitub projekt Muru, kus see hoone demonteeritakse ja jääb siia platsina seisma, mida mina kindlasti ei sooviks. Ma arvan, et enamus inimesi ei sooviks. Et me töötame ikkagi praegu sellise variandi kallal, et sellest asjast tuleks mingisugune selline tõsine väärtusel. Et see projekt Muru on nii-öelda plaan B. Praegu käib plaan A selline väljatöötamine ja kohtumine. Viimane täpsustav küsimus selle sama teema kohta, et millal võiks olla järgmine tähtaeg, kui me oleme siis volikogus targemad ja saame miskit tulemusi tähistada? No, mida sa tähistada tahad? Tahad linti lõigata, siis selleni läheb natukene kauem aega, aga nagu ma ütlesin, mingisugune informatsioon peaks siin nagu lähikuudel inimesteni jõudma, et kuhu me oma rääkimistega oleme jõudnud, kellega me oleme kohtunud, keda me oleme kaasanud ja kellest me sooviks mingisuguse projekti osas nagu mõelgi võtta. Kui augustikuus uuesti volikogu, mis peaks ülejärgmine kord kokku saama, siis on suur tõenäosus. Jah, ma väga loodan, et siis ma tahan nagu mingisuguseid tagamaid lähemalt seletada. Aitäh! Lugesin, et kohtusite FC Elva kohtus linnajuhtidega ja saite Kunstmuru väljaku arenduse paika, et võib-olla paari sõnaga, et mis meid ees ootab selle Kunstmuru väljaku, et me linnavalitsus nagu suutis selle planeeringu peaaegu lõpuni viia, et nüüd me kohtusime FC Elva tegevjuhiga selle edasistes skeemides, mis plaanid sellega? Jah, päris lõplikku punkti veel ei saanud, jäid mõned detailid lepingus. Põhimõte on see, et jalgpalliklubi taotleb seda maad enda kasutada 15 aastaks ja põhimõtteline nõusolek on olemas. Oleme hetkel kohtunud selle projekti finantseerijatena, selles projektis on siis sees jalgpalliklubi. Elva linnavalitsus on mingisuguse investeeringu meile sinna nagu kirjutanud ja põhimõtteliselt ka see nii-öelda maakasutusse saamine on kummardus linnavalitsusele klubi poolt. Ja jalgpalliliit on selles programmis nagu sees. Et me väga loodame, et kui me nüüd järgmisel volikogul saame nii-öelda käed sellele dokumendile alla ja saame sinna ka asjasse seotud ministri kinnituse sellele projektile, siis me omalt poolt
sooviks nii-öelda kopa maasse lüüa juba selle suvel. Et projekt selle kohta jalgpalliväljaku projekteerib Eesti Jalgpalliliit vastavalt litsentsi nõuetele. Sellest tuleb täismõõtmeline kunstmuruväljak 4. põlvkonna, kus saab pidada kõiki Eestis olevate liigade tasemele vastavaid kohtumisi. Et see väljaku koha pealt on veel see, et me ei peaks seda vaatama nüüd päris nagu ainult jalgpalliplatsina. Et selle asjal on tegelikult kasutust veel, et kui me saame sinna nagu valgustuse ja kiltpõranda, siis tegelikult on võimalik seal peal igasuguseid asju teha. Hea näide on A. Le Coq Arena, kus on muruväljak, et seal on tehtud igasuguseid kultuuriprojekte, kilpidega on murukaatid, seal on rock-kontserte, seal saab esineda, sinna saab panna lavasid. Seda saab ka nagu niimoodi multifunktsionaalsemalt kui jalgpalliväljak kasutada. Ja teisalt me loodame klubi poolt, et see on selline hea võimalus ja parandab ka nagu seal lähedal oleva kooli selliseid nii-öelda kehalise kasvatuse tunni kvaliteeti peaks see asi nagu parandama, kui selline väetis siin valmis saab. Aga jah, rahanumbreid on suured sellel projektil ka, et seda saab nagu mitut moodi teha. Me praegu nii-öelda sellisel kasinusel liinil olles võtame sellise kõhnema varianti. Aga jah, meil on plaan seda piirkonda seal võib-olla veel ka edasi mingil kujul arendada, aga selles siis lähme saama step by step, teeme selle väljaku ära, siis saame midagi edasi arvata. Üks täpsustav küsimus on selle jalgpalli osas, et hetkel on selle jalgpalli ehituseks linnaeelarve hetkel 50 000 eurot, et kas see summa jääb samaks või on plaanis seda summa tõsta? Sellel aastal kindlasti see summa jääb samaks, kuna linn ei ole arvestanud sellega. Klubi kindlasti teeb oma taotlused uue eelarve koostamisel, ka järgnevatel perioodidel mingisugune investeering sinna saada. See jääb juba nagu volikogu pädevusse otsustada, kas me sinna investeerime täiendavalt või. Ja see mehhanism saab suuremat jaolt olema selline, et jalgpalliklubi MTÜ-na võtabki laenu. Selle laenu on Garant, Eesti Jalgpalliliidu näol. Ja sellised on need finantskanalid. Kui me praegu räägime linnavalitsuse eraldusest 50 000 eurot, kui mu mälu peta on seda raha nii-öelda klubile nagu loetud, siis analoogilised projektid Tallinnas maksavad suurusjärk 650 kuni 700 000. Meie esialgne projekt, kus oli ka seal staadioniradasid, tribüüne, parklaid veel, oli veel natukene kallim, aga ma usun, et siin Elva oludes ja kasutades meie toetajaid ja sponsoreid, kes on soovinud jalgpalliklubi toetada, ma arvan, et selle projekti maksumus kujuneb kuhugi 350 000 euro ringi. Aitäh, Reino. Et pean jalgpallist väga lugu ja austan neid inimesi, kes on tohutult tööd teinud, aga tahaks paari sõnaga kuulda, et kuidas me muu spordiarendus mõtleme, näiteks kas spordijoone ehitus on ka ikka terendab silmeis või? Jah, terendab ikka, et tegelikult on ta ju meil siin mitut moodi ja kõikidel tasanditel nagu märku antud, et sellist hoonet on vaja. Me selle 1,5 aasta jooksul, mis on valimistest nagu möödunud, oleme või on siin inimesed spordikomisjoniga eesotsas kokku pannud mingisuguse sellise paketi, milline ta võiks olla, aga see asi on tegelikult veel läbi vaidlemata. Et siin on eskiise, see asi tahab suhteliselt kiirest otsustamist. Minu seisukoht juba 1,5 aastat tagasi oli sisse lugeda laen ja need projektid nagu ära teha, et need on kindlasti sellised asjad, millega tuleb kiiresti tegelema hakata. Et kui me ikkagi midagi teha tahame, siis meil peab olema asi nagu kaante vahel, mille me saame laua peale panna, kus on rahanumbrid taga, et rääkida, et see ja see asi selle ja selle aja jooksul nii ja nii palju raha. Et seda hetkel ei ole. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Küsimusi ei paista olevat. Mina enda seisukohalt väljendan küll hea meelt, et Margus Ivask on valmis linnavalitsuse liikmena antud valdkonna eest seisma. Ma näen, et erasektori tugeva taustaga tal on kindlasti hoopis teistsugune vaatenurk asjadele ja ma olen ise küll väga positiivselt häälestatud
ja ei näe kindlasti mitte mingisugust probleemi, et nimetatud inimene selle valdkonnaga hakkama ei saa, et pigem on ta väga pädev, vaadates omavalitsuse konteksti laiemalt üldiselt nimetatud valdkonnas seisma. Aga Eva Kams, kas linnapeal Eva Kams siin läheb vist see eelnõu edasi, et äkki? Ma ütlen siis aitäh. Jah, lähen edasi, et määrata Margus Ivaski töötasuks 1700 eurot kuus. Maksta Margus Ivaskile hüvitist seoses tema isiklikus omandis oleva sõiduauto kasutamisega teenistus- ja ametiülesannete täitmisel 200 eurot kuus. Ning maksta Margus Ivaskile isikliku telefoni kasutamise eest ametiülesannete täitmiseks hüvitist või kehtestada linnavalitsuse mobiiltelefoni numbri kasutamisel ametiülesanne täitmiseks kõnelimiiti 64 eurot kuus. Limiidi ületatud summa tasub mobiiltelefoni kasutaja linnavalitsuse kassasse. Aitäh, kas on küsimusi? Heiki Hansen, palun. Kui siin jäi kõlama, et linnapea moodustab meeskonna, siis see ongi õige, et kui me nüüd hetkel teame ka seda, et kes need meeskonnaliikmed on, siis minu küsimus on see, et olukorras, kus enamus valdavalt erialase magistriharidusega inimesi saab suurusjärk 1000 eurot palka ja mõned isegi alla selle, et mismoodi linnapea õigustab seda, et ta võtab ilma kõrgema hariduseta inimese abilinnapea palgaga väärilise palga peale. Tähendab, sellele kohale inimest leida, kes on nõus sellise palga eest tööle hakkama, on praktiliselt võimatu, kes omab nii suurt kogemust ja rahvusvahelist kogemust konkreetselt just selle arenduse teemaga. Kas on proovitud leida? Tähendab, kuna ma ise selles valdkonnas töötan, siis ma tean täpselt, kuidas need asjad teevad. Ja nagu konkurssi pole olnud, siis ei saa öelda, et on proovitud leida. Oluline on see, et ma usaldan seda inimest. Kas ei tekita pingeid muu kollektiiviga seoses, kes on aastaid töötanud, kes on teinud omale magistrihariduse ja tegelikult peavad praegu vaatama, kuidas ilma kõrgema hariduste inimene tuleb ja tegelikult saab 50% kõrgema palga peale? Seda ma ei oska kommenteerida, kuna ma ei ole kollektiiviga sel teemal veel saanud suhelda. Aga meil küsimusi. Kas loovkeskuse projekt ja investeeringud jääb Marguse teema? Otsuselt jah, see on otsene küsimus, millega ma hakkan samamoodi tegema. Et need tingimused on ajas muutunud. Täpselt samamoodi on meil praegu olemas mingisugune ülevaade, et meile justkui kusagil mingisugune raha on eraldatud. See on informatsioon, mis mul on käesolevaks hetkeks. Aga sellist korralikku paketti, mida see loomajandus endast kujutab, ma olen osanud ühel arutelul, kus ma sain teie käest sellise briefiga ülevaate, et juttu oli ka ühe täiendava professionaali kaasamisest. Käesoleva hetkel mul ei ole informatsiooni, kui kaugele on nii-öelda selle Rostini projekti kirjutamine jõudnud, kas ta tegeleb sellega, kas meil on tema teenuste kasutamiseks mingisugune leping, käesoleva hetkel ma seda informatsiooni ei ole. Aga ma arvan, et sellega saab suhteliselt kiiresti kurssi, võtame need asjad üles, räägime läbi. Et seal on samamoodi. Tuleb kiiresti teha projekt, kõigepealt, et ta oleks söödav nii-öelda rahastajale ja teiselt poolt siis tuleb minna konkreetsemast ehituse poole, et mida me selle raha eest teha saame, sest need numbrid ja plaanid, millega ta siia nagu prioriteetseks või kilbile tõusid, need ei ole paika pidanud. Alguses olid numbrid ikkagi teised, oma finantseerimine ja osalus oli ka hoopis teine number. Et me vaatame need läbi, aga jah, kahtlemata see on üks prioriteetne asi ja kindlasti loovmajanduskeskus. Nimetame teda siis mingit moodi, kas ta on kultuurimaja laiendus või mitte, see on nüansi küsimus. Aga kui meil on võimalus, me võtame sellest projektist kinni või me selle kindlasti. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Heiki Hansen, palun.
Üks küsimus veel seoses selle palgaga, et valimisliit on siin mitmel korral linnajuhtkonna palkade määramisel tõstatanud küsimuse, et kas on mõeldud tulemuspalga määramisele, et ma näen, et arendusjuhi koht on üks väheseid nii-öelda linnavalitsuse kohti, kus võiks väga edukalt rakendada tulemuspalka. Et oled sa sellele mõelnud, et see palk võiks olla tulemuspalga põhine? Jaa, tähendab mitte ainult selle inimese tulemuspalgale, vaid kogu linnavalitsuse meeskonna boonussüsteemi väljatöötamisele ma olen mõelnud ja see metoodika, kuidas seda saaks teha, see on nagu arutelu koht, aga sellest ma olen juba inimestega rääkinud ka. Aitäh, veel küsimusi. Ettepanekki, et me nägime 5 päeva trooninud inimeste jalgu või sidemeid. Igale koosseisu antakse teatud mõtlemisaeg, et mina pakuks välja, kas see on 100 päeva või 50 päeva, aga las inimesed tegutseda. On väga palju uuendusi, võib-olla ei meeldi mõnele üks või teine uuendus ei meeldi kellele. Et laske tegutseda, see on meie valik. Ja minu arust on ainult öeldud. Ma ütlen vastu, et igasugused küsimused on teretulnud, et see aitab edasist tööd teha, nii et Ain ära muretse. Väga palju tuld saab kohe, ma usun, et kotti see kellegi maha ei võtta. Väike riik kulub ikka. Ei, see on hullu. Minu meelest linnavalitsus liikme kandidaat Margis Ivaskon näitas väga hästi, et ta on juba enne ametisse nimetamist, võimaliku ametisse nimetamist viinud ennast olukorraga ääretult hästi kurssi ja ma arvan, see näitab väga hästi ka tema tugevust, et mis puudutab minu meelest palka, siis me kindlasti ei saa ju tasustada lihtsalt paberit. Minu meelest on see avaliku sektori üks suuremaid puudusi, kus tihti üritatakse tasustada paberit, mitte nii-öelda reaalset pädevust, et mina küll usun Margus Ivaski kompetentsi ja hindan tema kogemust erasektoris väga kõrgelt ja usun, et nimetatud arendusjuhi amet on temale kui vesi veskile, et ma kindlasti näen seal nagu tugevat edasiminekut. Aga paneksime nimetatud eelnõu hääletusele, kui sobib. Et ma ei hakkaks seda kogu eelnõud ette lugema, linnapea seda tegi, numbrid on kõigile näha, nimed on teada. Kes on selle eelnõu poolt, palun anda käega märku. Kolmteist poolt häält, kes on vastu, palun anda käega märku. 1 vastuhääl, erapooletuid palun 1 ja Margus siis kuldavasti taandas ennast arutelust. Seega on otsus vastu võetud.